No need inimesed, kes tihti autot kasutavad, on kokku puutunud probleemiga, kui autos näiteks juua kõiklaadseid ilusaid karastusjooke ja süüa midagi, siis alati kipuvad need kuhugi autoistme peale pudenema, jättes järgi väga hirmsaid ja robustseid laike, rikkudes auto sisemust. Ja siin sinu kõrval ongi üks auto, kui me vaatame seda kõrvalistuja istet, siis see on selline laiguline, tume ja ilmselt sinna on midagi maha läinud. Ja see iste ongi nagu selline hästi kole praegu, aga juhiiste on ilus, korras, puhas. On siin siis mingisugune vahe tekitatud just tänu teile? Et jah, tõesti, me puhastasime juhi istme täielikult ära ja et saaks võrrelda siis kahte erinevat, üks on siis puhastamine, teine puhastatud. Kõrvalistuja istme peal on hästi näha, et tegemist ei ole tegelikult toidujäägiga, vaid plekke jätavad ka tavalised veetilgad. Et kui mustus on kanga sees ja sinna peale tilgutada lihtsalt puhast vett, siis see paratamatult ebaühtlustab selle mustuse ja jääb järgi laik. Ja siinkohal me pakume klientidele lisaväärtust, et pärast keemist puhastust kaitsta kangas ka riidekaitsega. Selleks, et asi oleks selgem, me teeme kohe näitliku katse ja siis te näete ise, kui tõhus vahet see tegelikult on. Ma kasutangi veini sellepärast, et veiniplekid on tavaliselt kõige hirmu tekitavamad ja nende eemaldamine on keeruline, aga lihtne võiks olla neist lihtsalt hoiduda. Loomulikult me ei taha öelda, et juhi toolist peaks nüüd veini jooma. Me lihtsalt näitame teile seda niimoodi siin selle koha peal. Annamegi siis veini peale ja... Tegelikult, mis siin siis ju näha oli, et ta üldse nagu ei hakanudki sinna sisse imenduma, et ta jätab sellised lihtsalt kristallid sinna peale ju. Kui kiiresti nagu toimida, siis jälge praktiliselt ei jäägi. Jah, teeme siukse katset. Et ongi nagu kuiv.